Browserbyte testib veebilehti erinevates brauserites, tabletites ja telefonides, et tegelikult paljud inimesed ei tea, et kui veebiagentuur on neile lehe valmis teinud, et siis neid on vaja kontrollida päriselt, kas ta selles telefonis või tabletis ka selline välja näeb, nagu algul kavatseti. Ja põhiliselt meie kliendid on veebiagentuurid, kes siis sellega teevad oma kvaliteedikontrolli. Okei. Täna Slushile siia tulles, mis eesmärgid teil on üldse sel aastal püstitatud? Mida te loodate siit leida? No minu jaoks on see esimene Slush. Põhiline eesmärk oli tegelikult leida uusi kliente ja siis kontakti, et järgmistele turgudele minna ja mõningade võib-olla esmased kohtumised ka või eelkohtumised mõningade investoritega teha. Ja senimaani on kõik läinud plaanipäraselt. Et investoritega kohtumised on toimunud? Jah, on toimunud ja on ka leidnud päris mitu uut klienti. Ja ikkagi investorite kohta küsin edasi, et kas on ka konkreetsed summad võib välja tuua, mis on juba kokku lepitud või on siiski veel algstaadiumis rohkem? Ei, asi on algstaadiumis, et summade juurde liigume me ilmselt uue aasta alguses. Et praegu me valideerime paari turgu ja nende numbrite pealt on juba selgem, et kui palju on vaja investeerida ja kui palju on mõistlik investeerida. Millistel turgudel te praegu tegutsite ja kuhu on siis plaanis edasi minna? No tegelikult see turg on üsna globaalne. Et meil on kliente praktiliselt igas maailma nurgas, nii et tegelikult ei ole vahet, kus veebiagentuur tegeleb või tegutseb, sellepärast, et nende probleemid on täpselt samad igal pool. Et oma olemuselt on meie äri globaalne ja väga vahet ei ole, kus konkreetne inimene istub. Et veebidisainerid istuvad igal pool ümber maailma ja see on üks esimesi töid, mida üldse kaugelt sai teha. Et kui nagu täpsemalt rääkida, siis praegu me siseneme Inglise või UK Suurbritannia turule ja sealt tõenäoliselt tuleb siis edasi üle ookeani hüpata. Aga koduümbruses tuleb ka käia ja Soome turg on ka praegu sihikul. Okei. Kindlasti oled kuulanud siin ka erinevaid ettekandeid, et kas on mingi hea mõte või idee jäänud ka kõrva, mida rakendada või lihtsalt mida välja tuua, mis mõtlesid, et ohoo, see on väärt mõte? No tõele au andes siis väga palju ettekandeid kuulama ei jõua, sest et selle ürituse põhiline eesmärk on networking ja suhtlemine ja uute kontaktide hankimine. Et ei saa veel ettekannete koha pealt väga midagi säravat hetkel välja tuua. Aga nende networkingu kohta pealt äkki sealt kuulnud midagi head? Ei kõige hindamatumad kogemused on ikka need kogemused, mis teised ettevõtjad on oma käe peal juba läbi teinud, läbi elanud. Ja selline infovahetus on tegelikult kõige väärtuslikum, et kui saab teiste vigadest või õnnestumistest õppida, see on kõige kasulikum. Ja sealt tavaliselt tulevad ka endale mõtted, mida teha võiks ja mida teha ei tasu.